Tere makroskoobi lugejad ja kuulajad. Viimati pöördusin teie poole möödunud aasta oktoobris, et anda väike ülevaade makroskoobi tegemistest ja võimalustest oma tegevust tulevikus jätkata. Kuid nagu toona, on ka praegu paslik alustada seda pöördumist esmalt tänades kõiki teid, kes te olete selle aja jooksul aidanud mul makroskoobi tegemist jätkata. Ilma teie toetuseta, ilma teie annetusteta ei oleks makroskoop kindlasti jõudnud eilsest päevast tänasesse päeva ja ega ta jõuaks ka homsesse. Sellega seonduvalt ma teengi käesoleva pöördumise kõikidele makroskoobi lugejatele ja kuulajatele, kes on huvitatud makroskoobi portaali töö jätkumisest, et teha omalt poolt selle võimaldamiseks endale jõukohane annetus, mis võimaldaks mul makroskoobi portaali tegemist jätkata. Paraku on asjaolud sellised, et viimaste kuude jooksul erinevatel põhjustel on makroskoobi toetused väga olulisel määral kahanenud ning nüüd jõudnud punktini, kus ilma lugejate toetuseta, kuulajate toetuseta ei ole mul võimalik makroskoobi portaali tegemist jätkata. Mis on kindlasti midagi, mida ma sooviksin teha. Kuid kas see mul võimalikuks osutub või mitte, see sõltub nüüd teist, head lugejad. Ma arvan, et põhjusi selleks on mitmeid. Esimene sellest puudutab ilmselt sotsiaalmeedia, seda kurikuulsat shadow banningut, millest ma olin varemalt teoreetiliselt teadlik, aga praktiliselt ei olnud sellega kokku puutunud. Kuid nagu praktiliselt kõik väikeste portaalide, alternatiivmeedia, blogide tegijad teavad, siis me oleme jõudnud nüüd punktini, kus sotsiaalmeedia platvormid väga olulisel määral tsenseerivad ja piiravad selle sisu levikut. Ning paraku sellest ei ole jäänud puutumata ka makroskoobi toetuste baas. Teine põhjus ilmselt puudutab seda, et kuna makroskoobi jätkamiseks on keskse tähtsusega olnud need annetajad, kes on teinud igakuise püsikande pangas vastavalt oma võimalustele, olgu see siis 10 eurot, 20 eurot, 5 eurot, mis iganes, vastavalt kellegi võimalustele. Ja küllap see periood lihtsalt lõppes 2023. aastanumbri sees ära. Ja see on ka selles mõttes mõistetav, sest et ega ju ei võinud teada, et kaua makroskoop jätkab, kaua mul seda võimalik teha on, et kas toetuste baas on piisav või mitte. Aga õnneks ta on seda olnud ja loodetavasti on ka tulevikus. Et jah, et kõik teie, kes te olete aidanud mul makroskoopi teha, et see pöördumine ongi mõeldud teile ja loomulikult ka nendele makroskoobi lugejatele ja kuulajatele, kes on makroskoobi olemasolust huvitatud ja kes arvavad makroskoobi olevat oma toetuse vääriline, et teha omapoolne panus, et ma saaksin makroskoobi tegemist jätkata. Minul on selleks kindlasti soov olemas ja olen mõelnud ka selle peale, mida mul on korduvalt öeldud, et võib-olla ma peaksin makroskoobis rohkem tegema ka selliseid audiovisuaalses formaadis postitusi, mõtiskelusid. See on formaat, millega ma ei ole, tegelikult kus ma ei tunne ennast väga mugavalt veel, aga ma ei välista seda, et sellist sisu tulevikus rohkem makroskoopi tõesti produtseerida, juhul kui see on makroskoobi lugejate ja kuulajate soov. Rohkemat mul praegu ei olegi lisada.
ma soovin kõigile makroskoobi lugejatele ilusat talve lõpusirget. See pime masendav aeg, ma nimetan seda 100 päeva masendust, sest et me elame ju tegelikult väga karmis kliimas, see on subarktika, kus 3 kuu jooksul on statistiliselt vähem päikesevalgust kui ühes nädalas selles kaunis valges ajas, mai, juuni, juuli, august, mida me kõik väga ootame. Et see pimeaeg on nüüd ka lõppemas ja ma loodan, et ka sellised raskemad kuud makroskoobi tegemises võib-olla teie abiga jõuavad lõpule, et makroskoop saaks oma tegevust jätkata. Praeguseks minu poolt kõik. Loodan makroskoobiga jätkamiseks teie abile ning loodetavasti kohtume teiega juba õige pea makroskoobi vergudel. Olge hoitud, kõike head!